Hei! Pärast Sydneys elavate sõprade külastamist liigume seekord edasi Austraalia alpidesse. Veedame öö Belanglo riigimetsas ning põikame sisse Austraalia pealinna Canberrasse. Ja jõuamegi suure veelahkme aheliku kõige kõrgema osani, mis tuntud siin lumiste mägede nime all. Belanglo on osariigi üks esimesi männiistandusi. Esimesed istikud toodi siia 1919. aastal. Colborne kasvas Austraalia kõige esimeseks sisemaa linnaks tänu õitsevale villaäärile, mistõttu on 15 meetri kõrgune Merino jäära kuju juba 40 aastat turiste linna meelitanud. Oleme jõudmas Austraalia pealinna Canberrasse. Siin asub Austraalia valitsus ja märkimisväärne osa linnaelanikest töötab avalikus sektoris. Meie aga külastame Wolfi endist töökaaslast, kes on pagar. Sindapani järvest viib tee Tretpo asulasse, kust pääseb Austraalia kõige kõrgema mäe Mont Kosciuszko otsa. Mägede vahel orus asub Tom Crogini telkimisala. Sealt edasi plaanime liikuda Chi-Hai tasandikule. Ostame Tretpo suusakurortist omale Mont Kosciuszko rahvuspargi pääsme. Talviti on siinsed mäetipud kaetud lumega. Praegu on aga alles varasügis. Siin me elamegi meie katusetelk. Kui me 2 nädalat tagasi alustasime Rockhamptonist oma sõitu alla, siis oli nii soe, et me ei soovinud isegi omale lina peale võtta. Nüüd aga vajame paksu tekki, et soe oleks. Meil on paks tekk on meil, siis meil on selline päevatekk veel peal, sest ööd lähevad külmaks. Nii 5-6 kraadi kanti võib tulla. Need on panks ja käbid ja kui need niiviisi ilusti ära puhastada, siis saab sellest igasuguseid ilusaid dekoratiivseid asju teha. Austraalias on tulemas lihavõtte nädalavahetus ja meie oleme Kosciuszko rahvuspargis. Me oleme tegelikult Kosciuszko rahvuspargis käinud 2 korda varem ja mõlemal korral roninud Austraalia kõige kõrgema mäe otsa, Mont Kosciuszko otsa, 2 erineva külje pealt. Seekord oleme me aga Kosciuszko rahvuspargis hoopis uue asja pärast, kalastamise pärast. Tähendab, tegelikult mitte mina ei ole siin selle pärast, vaid Wolf, kes on üles korjanud omale uue kalastamise hobi. It's 31. Tehnikas liikumine on üsna vaevaline sageli, sest jalad jäävad pidevalt kinni igasugustesse väetidesse. Oi, ettevaatust, maonahk, põldmarjad. Mina sumpan praegu siin jahedas Marra jõe vees. Marra jõgi on tegelikult Austraalia kõige pikem jõgi, aga siin mägedes on ta alles väikene, sest siin ta saab allika veest alguse ja läheb 100 kilomeetreid üle mägede ja orgude ookeani poole, kus ta kogub lisajõgedest oma rohkem ja rohkem vett ja ookeanini jõudes on ta hästi suur.
Siinne jõe vesi on kivine, jahe ja hästi selge. Ja siin elavad forellid. Forellid vajavad palju õhku ehk hapnikku. Hapnikku saavad kalad veest. Jahedas vees on rohkem hapnikku kui soojas vees ning seetõttu saavadki forellid elada ainult jahedates veekogudes. Känguru on kukkur loom. Tal on väikene kott kõhu peal, kus elab väikene poeg sees. Päevase aja armastavad kängurud varjus veeta, kus nad siis lesivad või nosivad rohtu. Oleme seadnud oma katusetelgi lagendiku servale, kust avaneb vaade Austraalia kõige kõrgemale mäele. Mont Kosciuszko on 2228 meetrit merepinnast. Jõuame Cheehai orgu, kus on mitu erinevat telkimisala. Ületame Swampy Plain jõe ning meile avaneb vaade Peerstasandikule. Kuna tasandikul asuv telkla on rahvast puupüsti täis, sõidame jõge mööda natukene edasi. Meie telkimiskoht on vaikne nurgake otse jõe kõrval. Oma telkimiskohta jõudmiseks läbisime Cheehai ja Peerstasandikud, kus asuvad telkimiskohad alpionnide ja WC-ga. Meie telkimiskohast edasi asub veel üks lagendik vana Cheehai hütiga. Hommikul peale vihma on meie telkimiskoha lähedal üks vombat askeldamas. Vombatid on öise eluviisiga. Päeval nad magavad ja tulevad alles videvikus oma urgudest välja. Nagu jänestel on ka vombatitel mitu sissepääsu ning see käikude süsteem võib olla mitukümmend meetrit pikk. Vombati kaka on kuubikukujuline. Lähen jalutan orgu mööda teistesse telklatesse. Hütid rajati siia Cheehai orgu suvistele karjakutele ning kalastajatele peavarjuks. Tagasi maanteäärde jõudmiseks pean uuesti ületama jõe. Vulv kasutab vihmaseid päevi putukate meisterdamiseks. Konksu külge keeratud karvad ja suled imiteerivad päris putukaid ning neid kasutatakse lendõngega püügil kaladele söödaks.